Põlvamaale külla Toomas Ojasaarele. No mul see isa-vend oli omal ajal ikka väga kõva pillimees. Aga mingid aastad tagasi ta sai insuldi ja siis nüüd ei ole enam võimeline. Isa mul ise ka kunagi mingi paarkümmend lugu vähemalt nagu mõistis mängida. Aga ma arvan, et sealt nagu isa poolt ongi see juur nagu jäänud mulle. Aga ega ise mul endal sellist konkreetset soovi küll ei olnud lapsepõlves, et nüüd ma hakkan nüüd kõvaks pillimeheks tulevikus. Või üleüldse mingisuguseks pillimeheks. Seda Võru polkat mängite või? Nagu iga noore poisi huvi on, et alustame jalgratastest ja siis juba mootorid ja mootoritega jalgrattad ja mootorrattad ja rollerid ja autosõit ja siis, kui siia majja kunagi arvutiga tulin, siis tahtsin tolle taga ka istuda päris usinalt. Aga jah, see, et see pilli vastu selline huvi tuli, see tuli ikka tegelikult väga ootamatult. Ma olin värskelt saanud 15. Kui ma lubasin siis Heino Tartesele, väga kuulus mees praegu, lubasin talle, et lähen vaatan, mis seal lõõtspillimängijate kursusel toimub. Et oli kõige esimene kursus, mis siin Põlvas korraldati. Ma läksin muidugi poole pealt. Algul ma sinna minna ei tahtnud. Esimese selle kokkusaamise seal unustasin üldse ära. Siis saime Heinoga uuesti kokku seal muusikakooli koondorkestri, siis ta küsis, et kus sa jäid? Hea küll, ma järgmine kord tulen. Aga ega ma too hommik väga tollel tollel hommikutunnil veel üles ei tahtnud tulla, oleks tahtnud veel põõnata, et mis kursusele, miks ma ikka pean sinna minema. Siis ma mäletan, ema ütles mulle, et kui sa ikka lubasid, siis mine käi seal ära. Hea küll. Jõudsin kohale. Siis ühtegi noort veel ei olnud seal minu vanust. Enamuses olid seal ikka mingi pensionieas vanahärrad, võib ütelda. Aga võib-olla see lõigi selle kella käima, et see vanemate meeste seltskonnas oli hästi äge olla. Elu näinud inimesed teevad igast huvitavaid nalju ja räägivad jutte ja siis mängivad muhedalt pilli ka ja kõik tunnevad hästi ennast. Siis see huvi tärkas. Nägin, et seal koridori peal oli üks vaba pill. Otsisin siis vaba klassiruumi ja siis üksinda hakkasin seal alguses nagu näppima. Et too esimene lugu mul õnnestus nagu endal välja meelitada. Aga ma arvan, et osalt tänu sellele ka, et muusikakoolis akordionipõhi on mingisugune, oli ikka juba all,
tänu tollele tuli ka juba lihtsam. No hea küll, see bassikäe töö võib-olla ei olnud päris see, nagu lõõtsal peaks olema, aga selles mõttes minul juba 2 kätt juba käisid eraldi. Selles mõttes oli mul see algus oli küllaltki lihtne. Jama oli muidugi sellest, mul ei olnud endal pilli. Siis ma saingi seal kursusel iga 2 nädala tagant, siis iga 2 nädala tagant sain korra proovida. Aga noh, mis pilli õppimine ta on, kui 2 nädalat ei ole pilli saanud katsuda, võtad pilli kätte, alguses tuletad meelde üldse, mis sa eelmine kord tegid, aga tollest nagu sa väga kaugemale ei jõuagi tolle aja sees. Aga siis Heino vist nägi, et minul on selle pillimängu huvi ja see õppimise soov. Mul on sellega nii tõsi taga, et algul ta muretses mulle, Vasse-Kuustest muretses mulle laenuks ühe pilli. Siis ma sain vahepeal Võlva muusikakooli pilli endale koju. Väga hea pill oli, Kalju Sarniti oma. Aga siis mingi aeg, kaua see muusikakooli pill ikka minu käest saab olla. Võeti too mul käest ära. Ja siis Heino tõi mulle, ühel ilusal päeval tõi mulle selle aparaadi. Pill oli tal veel pooleli, siis ma mäletan, ta oli kuskilt õhukummist oli lõiganud kummiriba, mis hoidis pilli koos. Muidu on uhked lukud on sees, haagid, mis pilli koos hoiavad. Ja siis ütles, et see pill saab sulle. Aga pill oli pooleli, selles mõttes mina ei osanud siis midagi ei katsuda, ei kuulata, mina vaatasin nagu välimust, et algul oli küll korraks see, et kas ma saangi sellise pooliku pilli. Aga ei, päris ilus tükk on. Päris ilus tükk on. Aga esimene valsi viis oli siis Koduküla Nõmmel. Jaanuaris saab 8. Jah, saab 8 aastat tollest hetkest, kui esimest korda siis pilli kätte võtsin.